Mina Erik Terk ja mulle palutud loomidest rääkida sellest, me panime siia sellise keerulise pildi ja nüüd küsimus ja nüüd ma küsin, et mis ta arvate, millega me tegeleme seal Tulevikuuuringute Instituudis? No selge palli mängime, eks ole. Millega mängime? No 3 palli on võimalik tulevik, tõenäoline tulevik, soovitav tulevik. Loobime niimoodi õhku ja žongleerime, eks ole, küsime, et mis võib tekkida, mis on tõenäoline tekkida, mida tahad, et tekiks. Nii, siin on see pilt näitab, et meil on sildi vahet, et meil varem oli Eesti Tulevikuuuringute Instituut, nüüd on Tallinna Ülikooli Eesti Tulevikuuuringute Instituut. Küsitakse, et miks sa teed nii loll oled, et selle koha peal töötad, et kõige kehvemini remontitud majad ei ole täna peal. Nagu ajalugu meeldib, et kõige loomanum inimese õigest 3 aastat niimoodi pikendab edasi ja ütleb, et tulevik on nii. Nii, see on pissipoiss. Miks ta on pissipoiss? Ta tuletab selle maja üht tipphetke meelde. See on see, kui Euroopa Komisjoni presidendi nõunikud tulid meile külla, me ei julgenud oma voiksisse lasta, viisime segiruumi. Nemad tahtsid meile etelda Euroopa Liidu arengustsenaariumi ja mis üks lõppes sellega, et rünnatakse bürokraate Brüsselis ja Luksemburgis ja neid evakueeritakse majade katustelt. Nii, nüüd siin mõned märksõnad meie pallidest. No üks märksõna on loovus, eks ole, millega me mängime. Praegu meil tundub, et see aeg on nagu läbi, kus eestlane saab kopikätt olla, et teeb midagi maru hästi järele, ükskõik täitšerismi või mida iganes, et peab nagu tegema midagi eriti loomingulist ja meil on loomemajandus ja loovlinn ja taolised teemad on, millega me siin püüame tegeleda. Ja nüüd siin edasi ma palusin niimoodi oma kallitel kolleegidel panna poppurii asju siia ülesse, mida ma täpselt nüüd järjekorda tea, Kati jälle loome tuleb, eks ole. No natuke lähendas, aga loome kui palju. Nii, siin on mitte ainult elektrijaam, aga siin on midagi veel, eks ole, sõbrad, te ei teagi, loome inkubaator on kusagil siin, eks ole. Selle taga. Niimoodi veidus. Ja kaasaegse konsti muusem. Nii, siis siin on nüüd jälle loomet hakkab vähe palju saama, me tegeleme mõne muu asjaga ka. Tehnoloogiaga tegeleme, ökoloogiaga tegeleme, natuke isegi läksime naabrite Kapsamaale ja üritasime teha sellist asja nagu Eesti rohemajanduse nagu ülevaate mingite ettepanekutega, kasvab, eks ole, niimoodi toredasti. Nii, nüüd edasi tuleb siit kindlasti üks väga suur üllatus järgmise pildi pealt, kui see laim on niimoodi ära kasvanud, ma niimoodi kohe ise vaatan, niimoodi nii need teine päev tuleb jälle rohelist palju. Nii, aga ütleme põhimõtteliselt, kui ma selle juttu jätkan, me nende 3 palliga mängime, et see tähendab, et tegelikult me nagu kogu aeg segame kaarte. Aga iga periood anname uued kaardid laua peale, uued märksõnad, et see kaardimäng nagu kunagi ei lõppe ära, et kord on seal, ma ei tea, Hiina kaart ja siis on Vene kaart ja siis on, ma ei tea, Rail Baltic näiteks või siis on Soome tunnel või siis on midagi veel ja Talsingiga on niimoodi, et te siin pidasite mitmes ettekandes 60 meeles. Minul on sõbranna Tiina Mägi, tema küsib iga kord, et millega sa jälle tegeled, ma ütlen, ma tegelen Talsingiga edasi. See ütleb, et õpet ära, mulle meeldis. Siin just saavad tehnoloogia ja ökoloogia, eks ole, rõõmsalt meil kokku. Kusagil peaks üks neegel olema veel. Vaat ma käisin Trinidadis, käisin neegelt konsulteerimas, et mul kolleegid vist tahavad muga paha nalja, aga näete, siin see tänkaga nagu elektrit lüüa sellele värgile, nii et IKT päästab maailma. Meil on ka IKT pole siin uurinud, IKT arengut Eestis ja üritame selle edasi uurida. Ja siin nüüd selle IKT jutu peal mul tuleb meelde meie hea sõber Raivo Vilu, kes kui me tegime siin koos seda projekti Eesti 2010, siis püstiks loosungi, et sõbrad, et olete aru saanud tähele pannud, et maailm võrgustub, hakkab sõlmedeks. Siin üks sõlm, eks ole,
suhetub maailmaga, eks ole. Siin mina sain õudselt sõimata, ma kirjutasin ajalehes ühe artikli, et pahadel asjadel on head küljed. Et kui tuleb soojenemine, et siis hakkavad Hiina kaubad mööda Põhja-Jäämeret suurte laevadega. Neid kommentaare tervekord valiks läinud, et sa nalja teed. No mida me kaalume, alternatiive kaalume, eks ole. Milleks see tuleviku kuulimine ikka on, nii osa pead nagu aru saama. Need on tühjad nagu. Selle kohta ma küsisin, see on sõber Andres, et mis see pilt tähendab. Ta ütles, et see on vist üks mitte eriti tark soomlane. Aga mul tundub, et kui me küsime, et mis Eestist edasi saab, siis inimesed hakkavad tegelema sellist asja. Valetama ratsionaalselt üks ei peetud. Miks midagi nii, kui saab Eestist edasi. See ongi Eesti tulevik. See ongi Eesti tulevik. Siin istume palli mängime. Nii et siis oli Eesti tulevik. See on minu pilt. Siin on meie käsimängus ka, me tegime Eesti demograafilise prognoosi. Ja siis üks reklaamifirma pani nagu kõikidele venskaritele punased sätid seisma. Ja jagas nad mööda Eesti kaart järele siin laulu väljakul ülevalt vaadata, et mis siis nagu saab 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast pilt, mis kogu punased makstakse. Kõiged viimased uudised, et kõik ei ole teada jooksnud.